reliikvid olen näinud, Keskpäeval viimsed reliikvid ma olen ammu näinud. Kuidagi ei tea. Viimne reliikvia. No täpselt sellepärast ma meeldigi. Viimne reliikvia. Kogu see, ma ei tea üldse siuke muusika sealt filmid. See minu jaoks võtab nii välja. Aga meil on viimne reliikvia. Reliikvia! Pole kunagi õnnelikum olnud mul klappe peas ei ole. See on... Kus see oli ilma klappidetega kohutav? See, et sulle endal põlvedel kananahk peale tuli, on crazy. See on ainuke tüüp, kes ma näin, kes laulab sitasti endal tuleb kananahk peale ja ma olengi Bocelli. See, et üldse ma näen su põlvi, kui väljas on -2 kraadi ja crazy. See, et ma eeldan, et sul on taskus telefon, mitte kandiline munn. Ma näen selle. See kõik on hull. Sa eeldad valesti. Äkki see on Ott Lepland olukord lihtsalt veitsa, vaata. See, et sa ei tea seda referentsi ka. Ei, ma seda referentsi ei tea. Kahte filmi näinud. Tal oli Leplandil on kandiline munn. Kõik teavad. See on uskumatu. See on Eesti viimne reliikvia. Reliikvia! Nii, aga ma kardan. See cover, mida me ei teadnud, et me vajame. Ma ei ole kindlasti see covergi, ma tunnen, et see on lihtsalt uus slogan. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja. Üks korp rahvatab vimm. Arda, mis sul mis kornet salaja. Täpselt sellepärast mul on muusikalised filmid ei meeldi. See on lihtsalt, mul on täpselt sama ebamugav seda filmi vaadata, kui sind vaadata ja nüüd lihtsalt oodata, kui see laulmise lõpetab. Ilmselgelt me keegi kaasa ei tule. Millal me saame süžeega edasi minna? Aga ma teen täna selle episoodile alguse, siis ma seletan, miks te olete täna siin, miks ma teie pere pantvangis hoian ja kuidas te saate nad lunastada. Väga meeldib. Nii, mul seal lindistab kenasti, on küll olemas, viimane footage teist olemas, nii. Aga, nagu külapäe müüja on vaikselt ja rahulikult saatuse kaevu kukkunud, sellepärast, et ta läks seda puhastama, aga ta ei OSHA reeglitest ei pidanud kinni ja nüüd ongi ajakivid hoidmast teda ja vabaduse eest, aga ta proovib sealt üles saada, ta proovib välja ronida, ta on sügaval ja seal kajab, seal on nahkhiir, et temast võib-olla saabki Batman. Nõnda on tänane episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Lari Varma, minuga siin stuudios nagu ikka minu suurepärane kaaspodcasti ja Ardo Asperg. Tere! Ei hopsti, ja meil on ka külalised, seekord meil on 2 suurepärast külalist, on nõus tagasi tulema pärast seda, kui Müüt või Pokemon sai läbi, see on Ain Vaida! Ja temaga koos siin mees, kes näeb rohkem hirmunud välja, kui ta peaks, see on Kaspar Kikerpill! Ei, mul on nii palju küsimusi. Kas sa ei ole teinud ühtegi mängu koos Karliga? Ma olen teinud ja ma olen iga kord komendi ära lõpetanud või Eestist ära kolinud, aga esiteks, esimene punkt, seekord on suurepärased külalised, disrespect eelmise episoodi suhtes, kes iganes siin olid, kohutavad külalised. Teine asi, iga kord, kui ma siin olen seda introt teeb, ta vaatab mingi suvanurka, mingi hetk silmad lähevad nagu tagurpidi, nii et see on ainult silmavalged, nagu iga see on kõige friikim asi üldse, ma ei tea, kus ta võtab seda, ma ei tea, kuidas Ardo üldse seal pool julgeb istuda, see on nii hirmus. See on lihtsalt, ma olen nagu kanal, mida läbi sõnum jõuab teisteni. Täpselt nii see tundubki, ma võidan see on eksortsismi vaja lihtsalt. Külapoe müüa minu sees lukus, ta tahab välja. See on nii tark twist kogu sellele podcastile. Terve see aeg, ma arvasin, see on lõbus saade. Sul on mingi külapood sees. Ja ma lasen seda nagu natukene välja. See on nagu ventiil, mida peab natukene kogu aeg laskma, et see pinge nagu surve ei läheks. Et see on nagu selline, ütleme, turvaline keskkond, kus seda teha. Muidu, kes teab, mis juhtuks. Te päästate maailma praegu. No see seletab kogu su seda nagu füüsilist nõrkust ja nagu katki olemist, kui su sees tõesti on mingi 80-aastane külapoe müüja. Vahepeal karjub, ma olen kaevus. Tead, ma ei tea, miks ma kogu aeg nõus olen sellega. See on hea küsimus, jah. On ju? Piisavalt aega läheb mööda, et sa unustad ära selle. No eelmine kord oli Müüt või Pokemon.
no ega ma ei teadnud, siis ma sülitasin teile kõigi peale kõigepealt episoodi. jah, endiselt meeles, ta sülitas mu peale. Ja ta tuli tagasi, mis ütleb sinu kohta väga palju. Ma täna rääkisin abikaasale, et kuule, ma lubasin jälle Karliga mingit mängu mängima minna ja ma ei tea, mis see on, ma ei tea, kaua see aega võtab. Ma ei tea, kas ta seda lindistab, kas ta lihtsalt tahab mängida midagi. Fair point, seekord vihmavari kaasas mingil põhjusel. Täis selles vihmaponchos. Mingil põhjusel on Ain selle kalamehe selle kollase jopega. Me matchiks. See oleks veel hirmsam, kui siin oleks 2 kollast tegelast. See, kui nagu ülejäänud maailm nagu kardab Venemaa neid rohelisi mehikesi, meil on kollaste mehikeste ülevõtt. Aga siin me oleme jah, et üks mäng mängida. Ma kutsusin, alles hiljuti oli meil siin sama diivani peal tegelikult. Eile lindistusime oli Sten-Erik Allikis, Aleksandr Eeri Laupmaa. No näed sa siis. Siis on seekord hea saada vähemalt. Need on seekord suurepärased külalised. Ja nad läksid üksteisega peaaegu kaklema siin. Kurat, see võib päris hea olla. Ma näen igat võimalust mõlemaga kaklema minna. Ma näen väga kiiret võimalust, kuidas ma mõlemaga kakelda saaksin. Ma saan mõlemast aru. Väga chill vend, aga... See ongi probleem. Jah, see on probleem. Jah, mul on võistlusmomenti vaja, ma ei saa, et sa oled rahulik. Ai, ta lubas meid kõik ära taguda üks hetk. Nii et selles mõttes... Palju lubav. See on jah. Aga samas see on see, mida minu mängud teevad inimestega, nii et... Tuleb üks tore õhtu. Tuleb üks lõbus, vahva värk. Ma siis seletan mängu. Yeah. Kõigepealt on see, et kuulame pool tundi Karli laulmas Viimse reliikvia soundtracki. Igal seikleval Priuse rüütlil olgu pistada alati vööl. Väga hea. Või hoopis peitku, et... Muiduks need, kes nagu selle Priuse autoga sõidavad, kuulavad seda laulu kogu aeg. Ma olengi nüüd Priuse rüütel. Kuhu täna seikleme siis? Kas McDrive'i? Vaatame kaua, mitu nagu laulu mul meelde tuleb. Lihtsalt nagu lüürika. No 5 me ei räägi, aga me räägime lüürikast. Sul on mingi metamängud mängu see siis. Siin ei ole nagu ohtu ka, et see kuradi copyright strike tuleb siis. Sõnad ka alati veitsa mööda. Mul oli luuletustega koolis niimoodi. Ma kunagi sõna-sõnad mul meelde jäänud, ma nagu jutustasin ümber luuletusele. Kogu luuletuse pointi ära. Luuletuste puhul ei ole palju reegleid. Kogu see asi on üsna tightly kirjutatud põhjusega. Seal see vorm mängib rolli. Ei, aga ma tegin need paremaks. Ma andsin nagu veits rohkem ideed sellega edasi. Ma tegin refrääni luuletusele. Okei, Alender. Aga räägime siis mängu reeglistest või reeglistest, jah, reeglistest on see õige sõna, mida me nüüd eesti keeles kasutame. Kontseptsioonist. Mäng on siis ülesehitud sellele, et mul on filmide kirjeldused, aga need on väga kohutavad kirjeldused mängudest. Filmid, jah, tuntud filmid, ikkagi niisugune top 100 filmid põhimõtteliselt. Mõni on ka 100 filmi. Ma tean 4 filmi. Mul on, okei, siin on mul ka võib-olla mõni top animeseriaal sees. No jah. Ei, kindlalt võidame. Ja TV-seriaal ka võib-olla on siin sees. Aga selline üldiselt ikkagi tuntud filmid on. Ja kui see mäng täiesti kolinal kukub või mul aeg saab otsa, siis mul on ka üks suurepärane mäng, mille nimi on Aasia või Aafrika, mis on vana tuntud Külapoe fännidele. Sõna suurepärane tundub üleliigne siin kontekstis. See on erakordne ja unustamatu mäng. Peale mida keegi ei ole enam sama. ÜRO muutub pärast seda. Kus ma loen ette vanasõnu erinevates siis kultuurides. Erinevates aktsentides. Ja te peate arvama, kas on Aasias või Aafrikas pärit. Kas sul on kodus printer või? On küll, jah. Sa oled viimane inimene, kellel on kodus printer. Väga hea observation. Jätame meelde. See on mul töö jaoks vajalik. Tegelikult aeg-ajalt on vaja, mul paari nädala pärast peab printima hakkama asju siis. Kirjutan sulle. Palju see nädalas prindid, nagu kui tihti see varma printer prindib? Ei no, see oleneb, kui mul on õhtu juhtimisest, siis mina helistan, et mul on paberil kõik olemas igaks juhuks. Kuskil mingi backup, siis ma prindin kõik asjad neil paberi peal välja. Ja kui on mängud, siis on ka sul on laser või tindi printer? Mul on laser. Sellepärast, et tint on kallis, laser on odav. Tahm on palju odav. Tahm. Jah.
ma mäletan, mingi 15 aastat tagasi oli sama. Nii, aga hakkame pihta. Ega meil siin midagi ei ole. Siin on, kui me osades mängudes on meil selline asi, et on põhimõtteliselt jah või ei küsimus või 50-50%, kas müüt või Pokemon või niimoodi, et sa saad valida, siis siin on nagu õige vastus, nii et kes esimesena õige vastuse saab punkti endale. Okei, ja me mängime nagu kõik on enda eest väljas, on ju? Kõik on enda eest ja me kohe jõuamegi nüüd selle punktini, mis meil alati külapoe mängudes käib tegelikult, on oma perekondade tutvustamine. Et kui on üks asi, mis ma kuskil paratasin, see oli Rooside sõda ja ma Rooside sõjast varastasin selle, et kõigil oli oma perekond ja nad rääkisid sellest. Ja me oleme ka siin seekord, ma võtan nüüd välja ka telefoni, et ma kirjutan kus sa selle välja võtsid? See ei ole telefon, see on buttplug, mis on käes. Nii, ja panemegi kirja. Alustame nagu ikka perekondade kirjeldustest, siis tere Ardo. Tere. Mis perekonda sina täna meil esindamas oled? Mina arvan, et Ardo esindab meid mõlemad, tal on prantsuse barett peas ja see on lillat värvi, nii et ma tunnen, ta esindab mind ja Anni. Perekond Kaspar ja Ann. Jah, perekond, ütlegi mitte barett siis või beret või kuidas seda hääldatakse? Hercules Poirot. Hercules Poirot. Herkulese puder oled siis, jah? No, close enough. Perekond Hercule Poirot. Aga kas Prantsusmaal muidugi nagu tavainimesed kannavad ka baretti või pigem nagu on see niuke stereotüüp? Prantsusmaal sa näed ainult Ameerika turiste triibulise särgi ja punase baretiga, mis on, ja mul on nagu siis see, et aga nüüd sa ju vääridki, et su telefon ära varastatakse, et noh, aga nüüd ma ei ole enam sinu pool. Ja sa ju lihtsalt lähed metroo peale ja palud, et nüüd varastage mu telefon ära ja tead, mis ma olen varaste poolt. Ja milline sinu kokkupuude filmimaailmaga siis siiamaani olnud? Suur filmide jälgija. Palju filme vaadanud, palju filme teinud, mis ei ole küll, ütleme, kättesaadavad kuskil. Kas sa mõnda süžeed jagaksid neist filmidest? Tead, see on rohkem nagu selline kulgemise film või niuke selline slice of life, et nagu sa veedad aega mingite karakteritega mingi kindla perioodi ja nagu et jah, otsest selliseid plot twist asju nagu väga ei ole. Selge, suurepärane. Ja mida sa tood täna lauale? Täna ma toon lauale särtsakust, emotsionaalsust, avatust. Suurepärane. No ma olen sinu poolt igatahes perekond Hercule Poirot ja loodame, et täna võit tuleb sinu kapsaeda. Juba riigd. Ja lähmegi siit edasi. Kaspar Kikerpill, mis perekonda sina täna meil esindad? Ma isegi ei tea. Ma terve aeg kuulasin seda ja see tundus väga hea story. Ma esindaks, ma ei teagi, ma esindan oma kassi täna. Oma kass? Perekond oma kass. See kõlab nagu varjukodu. Varjupaik. Ta on, jah, perekonna, ma mõtlen, ta perekonna nimi on Von Garella, see tuli aretaja poolt. Okei, sul on aretaja kass. Ei, no aretus on... See paneb väga kohe perspektiivi. Aretus on suur sõna, kui sa Lasnamäele järgi lähed. See on mõnus korter 16 kassi. See sõna kõlab... Kennel. Jah, täpselt, et see sõna kõlab suuremalt, kuni sa siin trepikoja ette jõuad ja selle suitsust nagu... See on uskumatu, mis suitsulõhnaga saab Lasnamäe korteri lift olla ja iga kord on see tunne, et siia ma suren ja ma ei teadnud, et seda spooni veel kuskil kasutatakse, sõidad sellega 4. korrusele, lähed uksest sisse ja saad oma kassi kätte. Ja mis on sinu kokkupuude filmidega, siuke Art Noir? Nagu häbematult väike tegelikult, ausalt ka tegelikult on häbi. Võiks rohkem hoolida ja vaadata, aga... Väga seriaale? Midagi? Animet? Kindlalt, animet kogu aeg. Mina olen ka anime. Ma ei tea, on olnud hetki, kus mul on see, et kõikide asjadega on see, et kui on inimene, kellele väga meeldib, kes on entukas, ma olen kõigega kaasa. Ja ülikooli ajal mul oli üks majakaaslane, kes oli väga animest sisse võetud. Siis ma mäletan küll, me vaatasime mingid filme ja tegelesime, ma mäletan, et ühes oli see kass, mis oli buss, oli see ja nagu... Totoro.
noh, seesama, ma tean, et see oli populaarne ja mingi suur asi, noh, selles suhtes, et see Studio Ghibli asjad, jah. no just, et nagu neid ma olen nagu näinud, aga noh, see on see, mis ma mäletan, et kass oli buss, et noh, see on kogu mu mälestus. Veits on nagu keegi ütleks, et ma olen filme näinud küll, Titanicut näiteks, see on nagu anime levelil, mis mul on sama. Ei, täpselt, ja siis sealt edasi, ma ütlen, et mul on olnud ümber inimesi, kes on filmides väga sees olnud ja ma olen näinud igast põnevaid filme ja mulle meeldib vaadata, aga ma ise ei lähe otsima. Et see, jah. Ja mis sa täna lauale tood? Mitte palju, ma tean ausalt, üsna vähe. Ma proovin hoida head tuju ja mitte... Proovid ja ma tean, et ma olen olnud nagu sügavas masenduses ka Külapoo episoodides, siis lihtsalt, et ma mingi hetk annan alla ja lihtsalt loen minuteid. Ma proovin olla võimalikult pikalt hoida seda energiataset, kus ma praegu olen, kus mu energiat viib üles sügav kartus selles, mis saab juhtuma, selles, et need lühikesed püksid lähevad järjest lühemaks kuidagi, ma ei tea kuidas, aga noh, nüüd on terve säär väljas. Ja ma proovin seda nagu kasutada, et see toob mulle energiat ja ma proovin seda kuidagi tuua vaatajateni, teieni ja luua meeleolu. Okei. Kui sulle veab, ma võib-olla võtan mingi hetk sokid jalast. Veab on jälle väga vale sõna siin. Nii, aga Ain Vaida, mis perekonda sina täna siin meile esindad? Tead, ma mõtlesin, et ma siis esindan Kristjan Jõekaldat. Mul on tunne, et keegi peab tema eest ka seisma. Keegi talt ei küsi, mis pere ta esindab. Ma siis seisan ta eest. Väga hea. Perekond Teet Margna. Muudan sul ümber. Ja teeme ja, tegelikult ma tahan nüüd Teet Margna olla. Ma tunnen... Suva su kass. Ta ei saa aru. Mõlemad seal Lasnamäe piiri peal, nii et see... Kadriorg, Lasnamägi, so. Üks on see free-to-player ja teine on see membership. Ma tahan lihtsalt olla nagu... Ma tahan olla pahalane Anni universumis, nii et siis ma olen Teet Margna. Kuidas on sinu kokkupuude filmide, TV-seriaalide, muu sukse meediaga? Visuaalmeedia? Ei, no eks ma ikka olen näinud mõnda, jah. Mida sa viimati ennast kinos käisid? Väga hea küsimus, aga ma vabandan. Iga kord, kui keegi midagi sellist küsib, ma ütlen, tead, ma olen aastane laps. Jah. Mingi 3 aastat tagasi. Ei, ma olen mingitel esikatel käinud, aga... Ma ei tea, nagu see nagu tehniliselt ei loe, nagu see pole nagu ma ostsin pileti ja läks. Kusjuures ei, ma käisin, vaatasin Sõpruses, tehakse vaata neid välikinosid on ju suvel. Ma läksin Kurbuse 3 nurka vaatama, aga siis oli torm ja siis välikino oli sees, aga see loeb. See nüüd jäi ära, okei. Ei, toimus. Ehk siis ma käisin reaalselt eelmine suvi käisin. Okei, see on täitsa... Viimane reaalselt vist päriselt, mis on nagu masendav veits. Ei, see on päris okei, sest mul oli aastaid sama. Aga see on väga äge film. See oli väga lahe film. Ma olin skeptiline ja täiega, tõesti oli refreshing selles suhtes, et lahedalt tehtud. See oli üks nagu, ma ütleks üks lõbusamaid kinokogemusi, sest kui oli see, ütleme, see laevastseen, kus see sittumine ja oksendamine oli mingi 20 minti järjest, siis terve saal oli kaasas, ütleme niimoodi. Rõkkas naerust. Ma mõtlesin, kõik sitid oksendasid kaasas. Sellepärast pidigi välikinos alguses olema, et oleks hea koristada. Pärast eelmist korda välikino. Mul oli just hiljuti nüüd reedel äkki paar päeva tagasi oli väga hea kinokogemus. Siis ma käisin Rapla kinos Maidukile sooja tegemas ja Maiduk tegi oma tundi slideshow'ga kinos ja see oli täpselt nii, nagu te kõik arvate, et see oli kui te arvate, et seal ei olnud Lennart Meri pilt, seal oli Lennart Meri pilt, kui te arvate, et sellele ei järgnenud pilt beebi esimesest väljaheitest, te eksite. Seal oli kõik olemas, twistid, pildid, aga lihtsalt seda nagu näha kinos, ilusti renoveeritud kinos oli väga naljakas. Üks top kinokogemus. See ja siis võib-olla see Triangle of... See on unustamatu kogemus sulle siis? Ei, see oli vägev. Ja mis sina lauale tood? Eks ma toon, mul on loomulikult soolist võrdsust ja see on umbes kõik. Sellepärast sa oled täna meil ka siin eelmine kord Sten Eerik täitis selle ei ta istus sama koha peal, nii et no näed sa
Ei, ega ma tulen iga kord tagasi. Jätkusuutlikkust, säilenõtkust. Aitäh. Mis ei tapa teeb tugevaks. Jah, ma ei tea. Aga tere tiimid, ma hakkangi mänguga pihta, mis ma teid ikka, ma tean, et te olete põnevil, te ootate. Ma võtan veits sokki alla poole. Ja... See on kuidagi nagu see Karli slati game on väga huvitav. See panen soki alla poole. Ja mainib, et me teaks. Ei, no see on, meil on jalaperverdid vaatavad, siis ma teaks. See on ka jalapervertidele siin väikene. Ma arvan, see on süke hea teraapia neile või süke nagu see võib-olla muudab nad, tervendab jah, nad viib sellest see viib sellest fetišist eemale. No ei tea, kui karvased mu varbad on. Tead, nüüd ma olen intrigued. Mingi hetk näita. Ma võin sulle, et mul on full Hobbiti jalad. See Hobbiti jalamodell olla, kui sellist turgu oleks. Sa mõtled, et nagu, et ainult suurel varbal on mu karvad peal, ei kõigil. Aga lähme siis mängu juurde. Ma loen teile filmi kirjelduse ja teie peate ära arvama. Sa just lugesid kirjelduse, see ei lahku mu peas. Ja te peate arvama, mis filmiga tegu on ja te võite järjest pakkumisi teha. Nii. Poiss veedab 7 aastat 3. ratas olles. Poiss veedab 7 aastat 3. ratas olles. Üksinda kodus 1. Ta oli mingi 7-aastane. Seda küll, aga 3. nagu, tal oli suur pere. Poiss veedab 7 aastat 3. ratas olles suhtes. Okay. Suhtes? No jah, suhtes. Suhtes 3. ratas. See kulmineerub suhtega. 7 aastat. 7 aastat. Kas see on film või seriaal? Harry Potter. Õige vastus on Harry Potter. Ma ainus loogika oli, et 7 aastat, 7 raamatut. Ma oleks 7 filmi olnud, 7 jah. Kristjan! See oleks võinud olla kas Harry Potter või Politseiakadeemia. Kes see oli siis poiss, on see küsimus. See oli päris hea. Aitäh. Nii, lähme edasi. Nüüd on, see on natuke raskem. Paranoiline miljonär kardab immigranti. Okei. Paranoiline miljonär kardab immigranti. Ja see on selline, ma ütleksin, rohkem action film. Nii palju ma teile olen vihjeks. Aga see on nagu miljonär või miljardär? Miljardär. Okei. Miljardär, ta on väga palju raha. Mul on üks pakkumine, mis on väga... Neid tegelikult on neid filme vist mitmeid, aga äkki on Austin Powers, aga tegelikult ei ole. Tead, ei ole kahjuks, aga see on jah, ma saan aru, kui see miljonär või miljardär, sest seal oli see $1 billion ja siis oli 1 million. Jaa, okei. Nii, miljardär kardab immigranti. Jah, see oleks huvitav. Kas immigrant on nagu kehv tõlge sõnast alien või? Võib olla küll sealpool, jah. God damn, Ain on fire. Ma ei ole ennast kunagi lollimalt tundnud. Jah, aga kujutame ette, see on tulnukas. Mis see võiks siis olla? Immigrant. Ta tegelikult immigreerus maale. E.T. Ei ole muuseas E.T. Aga mis on ka... Seal ei ole vist mingid miljardäri ka. Seal oli miljardär, seal oli valitsus vist. Muidugi. See on mingi Avengers või? Muuseas ei ole. Okei. Nii. Ma olen vait vahepeal. Vihjeid on, aga sa oled õigemas suunas. Ma istun ja mõtlen. See ei ole Avengers, see ei ole Marveli universum. See on X-Men. See on ka Marveli universumis. Vabandust. See on DC. Nii, ma kuulen... Batman siis või? Ja pange oma 2 mõtet kokku. Superman versus Batman. Õige vastus! Batman versus Superman on see film. Pole näinud. Ei tea. Sest Lex Luthor, jah? Ei, see oli see, kus Batman ja Superman omavahel kaklesid. Batman on see miljardär ja Superman on immigrant teiselt planeedist. Okei. Nii, et Hercule Poirot saab ühe. Ma alguses tahtsin mingi Donald Trumpi nalja teha. Aga mõtlesid liiga reaalne. Ja, et see, jah. CNN. Jah, sellist ei kvaliteet. Okei.
naine peab teesklema, et ta on mees, et teda tõsiselt võetaks. Ma tean, mis on. Ja see ei ole peaaegu iga artist, see kirjanik siis mingis perioodis, kes pidi varju nime kogu aeg võtma. Mrs. Doubtfire. Ei ole ka see on vastupidi. See on vastupidi, kui ma mõtlesin ka Mrs. Doubtfire'it kohe, aga see on vastupidi. Mina mõtlesin ka vastupidi, aga ma mõtlesin Legally Blonde. No mis seletab nagu minu mõttemaailma ja minu filmikogemusi. Väga hea film, mis asja, väga fun film. Oota, naine peab teesklema, et ta on mees, et ta tõsiselt võetaks. Mul on üks suur vihje, aga siis te teate kohe. Mul tuleb Always Sunny episood meelde, kus Dee läheb jalgpalli mängima ja siis ta peab olema, tahab näidata, et ta on sama võimekas kui mehed. See on ainuke paralleel, mis mul tuleb. Aga ma eeldan, et see ei ole Always Sunny mingi 7. hooaja 8. episood. Ei ole kahjuks ja nii spetsiifiline ma ei ole. Kui me animesse jõuame, siis tuleb nii spetsiifiline. Väga hea, ma olen valmis. Ei ole. Kass, mis on buss. See on masendav, see on kogu anime teadmine. Kass, mis on buss. See on nagu kõige, see on nagu, see on see, kus sa alustad, nagu see on see esimene, mis sa vaatad. Ma ei ole ka kaugemale jõudnud, aga see on väga naljakas. Oota, pane ühe korra veel. Ma loen nii, nagu mul siin kirja on. Naine peab teesklema, et ta on mees, et teda tõsiselt võetaks. Dude looks like a lady. See on vastupidi jälle. See ei ole ka laul, mida me otsime. Tahate seda suurt vihjet saada ära või? No. Tegemist on animatsiooniga, ehk siis joonistatud. Joonistatud. Jaa. Disney poolt. Disney. Nagu... Oot, midagi hakkab. Sul kuskilt. Mingi hammasratas hakkas tööle praegu. Jaa. Disney poolt on see. Mingi flashback mul on mingil asjale. Kas see on uuem asi? See on vanem asi? See on vanem asi. Nüüd hiljuti tehti live action ka sellest. Ja kellelegi väga ei meeldi. See on see Mulan või? Mulan on õige vastus. Vaata mingi Eesti film on, kus mingi naine teeskleb, et ta on mees ja see on hästi kväär, aga mingi something Tallinnas. Mitte Don Quixote, aga... Jah, kui sa ütled midagi. Mingi asi on. Väga tore film. Ei mäleta nime. See oli Mulan. Sest ta peab seal mängima, et ta on mees, et ta armees saaks olla. Oled näinud? Mingi asi mul tuleb meelde, ma ei ole kindel, kas ma praegu ajan kaks asja oma veel sassi. Ma pole näinud üldse. Aga... Ma olen treilerit näinud. Ma tahtsin just öelda, et ma nagu seda, kui nüüd välja tuli, siis seal oli seda bashiti päris kõvasti, et... Multikas oli umbes, me oleme enam-vähem sama vana. Ma tean, et ma olen teist kõigist vanem, aga see oli umbes minu lapsepõlve aegu. Nii et selleks ajaks tähendab, et kui minu lapsepõlves oli, siis see multikas oli teie lapsepõlves ka juba olemas. Sest et seal vaata 2 korda, 2 tükki oli järjest, mida nagu tambiti, oli see Ariel, see Merineitsi oma ja siis oli see Mulan, et mõlemad said nagu, ma lihtsalt mäletan mingid asjad, mõlema kohta oldi väga salti, jah, kuidagi, et mingid asjad inimestele meeldinud. Nii, lähme järgmise juurde. Emo chick proovib otsustada, kas magada laiba või koeraga. Väga hea kirjeldus. Emo chick proovib otsustada, kas magada laiba või koeraga. Wow. Vaata, see on see koht, kus ma võin ütlema, ma ei ole kunagi Twilighti näinud. Aga kas sa paned selle vastuse lukku? Sest see on õige vastus. Seda aru. Midagi siin oli, aga ma tõepoolest ei ole kunagi näinud. Mitu korda olen mõelnud, et peaks ära vaatama. Seal on nii palju kultuur, nagu igast referentsi kogu aeg tuleb. Aga kuidagi see emo värk, mingi awareness on, et midagi ikka tead seal, et mis seal on, aga... Aga see on väga huvitav, et see lause paneb sinu jaoks, nagu oli see, et... Vaat see laiba pool ma ei saanud aru. No vampiir, surnud, ta on surnud teinud, ta on undead. Seda ma ka tean, et vampiirid surnud on, see on ka uus info. Tehne libasurnu on eestikeelne sõna. Libasurnu, okei. Mingi loogikase ma saan aru, jah, okei. Veri enam ei pumpa ja nii. Siis nüüd tuleb üks lihtne. Poiss tuleb kapist välja. Narnia. Õige vastus on Narnia. Kurat, Teet Marna, Tim
rokib. No see on klassikaline teed Margna, vaata, laseb jõegal tal veits tööd teha ja siis vaatab, ahah, jõegal ta teeb nii tööd, jah, sealt on raha saada ja siis võtab ära. Kutt õpib oma naist armastama ilma Instagrami filtrita. Kutt õpib oma naist armastama ilma Instagrami filtrita. Jaa. See on mingi crazy reference Herile või? Ma mõtlesin ka, et mis žanris me oleme üldse, kas me oleme nagu komöödia, draama, thriller? Animatsioon. Jälle. Ma mõtlesin nagu kuidagi kõrva kas ta on Disney? Mis asja? Ma mõtlesin, kas ta on Disney. Ei ole vist, äkki on. Mis Pixari Disney vahel ole? Ta on nagu see 3D animatsiooni moodi rohkem. Okei. Modern. Väga, ja neid filme on väga palju. Kas Tom and Jerry on film? Ja neid filme on väga palju. Oota, pane korra veel. Ma tean, mis see vastus on Shrek. See vastus on Shrek. Ja kõige parem neist Shrek 4. Ma soovitan kõigile inimestele, vaadake Shrek 4. Esimene ja teine on ka väga head. 3, fuck that shit, keegi ei peaks 3. mitte kunagi vaatama. Ja 4 on väga hea. Sa vaatad eesti või inglise keeles Shreki? Inglise. Eesti keeles on väga hea dublaaž on jääajal. Shrekiga ma pigem nagu ei vaibi eesti keeles. Ma olen nõus, ma olen jääaega inglise keeles näinud ja see oli kuidagi vale. Shrekiga on lihtsalt see, et kuna see, see donki lihtsalt on Murphy näoga, siis nagu ma ei saa midagi ju teha. Et nüüd on, ta ei ole eestlase näoga. Plus Shrek on ju Austin Powers, Michael Myers. On ju Shrek ise, nii et see on raske. Aga esialgu pidi Shreki tegema see, kes meil meie sest ammu ära juba lahkus, et see on tema järgi joonistatud üldse. Lennart Meri ise või? Lennart Meri pidi esialgu tegema Shreki, ei inglise keeles. Minema. Mõtle Shrek oleks 10 tundi pikk lihtsalt. Oota, ma ei saa nüüd öelda, SNL-is Chris Farley. Jaa, see on Chris Farley ja tal on tegelikult oli vist, kui ma ei eksi, tahaks öelda, et 80% vist oli sisse räägitud juba. Et seal on mingi versioon on nagu, kus on olemas klipid, kus tema teeb seda ja see on raju ja see tõesti on kahju, et ta ei saanud seda teha. Kogu see karakter on tema järgi tehtud. Samamoodi nagu oli Murphy tegi seda, mitte Lawrence on ju. Sest Farley tegi, tal oli see I Live in the Swamp, see sketš ja see oli ka just, et see kõik tuli seal Chris Farley järgi ja siis just enam seda, kui kõik see valmis, ta lahkus meie seast. Nad olid minu jaoks täiesti erinevatel timeline'idel. No üks on 90, aga samas Shrek on mingi 2002 midagi sükest juba ju. Esimene on tegelikult jah päris. Et see on, ma olen mingi paari klippi olen näinud, et sellest on räägitud jah, et see kuidagi, see kõlab nii ägedalt. Kuskil on see alternatiivuniversum olemas, kus see asi toimus ja maailm on väga teine, Trump ei ole praegu võimul. Sellepärast see on põhjus tagajärg seal. Aga ja see on siis, minu meelest oli Shrek 2 see, kus ta nagu Fiona, siis see printsess muutub ise ka, tuleb välja, et ta on sookoll ja värk. Ei, see on ikkagi esimene. See on ikkagi esimene. Lõpus, aga see on lõpus, aga siis nagu see teises on see nagu, see avastab rohkem nende suhet. Teises nad lähevad vanemate juurde ja siis vanemad ütlevad, rõve. Ja siis nad tegelevad sellega ja seal kusjuures korraks vist vahepeal üritatakse ikkagi, ta isa üritab teda tagasi nagu inimeseks muuta. Ma olen väga into that lore. Ja siis ta lõpuks avastab ikkagi, et tema ise olla. Ja on ikkagi parem, on ju. Mis on jälle väga kväär lugu. Ja, kui me nüüd mõtleme selle peale. Tuleb uus Shrek ka, mida juba bashitakse. On või? Ja puhtalt sellepärast, et see Shreki tütart mängib see Zendaya. Sellepärast ja kõik on nagu, nad on nagu, et me oleme tüdinud temast juba. See on internetis see, et keegi teine lihtsalt, ükskõik, me ei taha, me lihtsalt aitab. Tal oli rohkem lapsi. Ja, aga see on, aga no see on üks ten, sorry. See on see, kus ma teadmised, anna sulle saab punkti ja liigume edasi. Shrek 4. See oli vist ajalooline punkt. Karl sai pähe praegu. Karl sai miinuspunkti mingil põhjus. Nii, lähme järgmise juurde. Rääkiv konn veenab poega oma isa tapma. Sa tead kohe? Jaa. Nojah, sa võid mulle kohe selle vastuse öelda. Ütle ära. Ongi Frog. Frog 3. See on Star Wars. Jah, on küll Star Wars. Aga kas sa tahad osa ka? Jah, võid mulle öelda. Kui tean.
6. sa võid mulle öelda enam-vähem. Sest ega ta esimeses ju ei lähe isa tapma ju. No vaata, nüüd on see küsimus, kas see on kronoloogilises järjekorras? See ei ole küsimus. Ja siinkohal ma ütleks ära, ma olen kunagi Star Warsi näinud. 6. vist rajub käe ära või? Ei, kohe esimeses, 4. selles mõttes ikkagi või? Okei, no siis 4. Jälle, näed, Shrek 4, Star Wars 4. Ei, ma annan selle punkti nagu nii sulle, sest see on siis nagu nendest see on kogu see hilisem, siis mitte see prequelid, vaid see õige Star Warsi saaga. Prequelid on natuke teine. Prequelite kirjendus oleks, et preester varastab poisi oma ema juurest, et oma kultusesse viia ja siis paneb ta endast 2 korda vanema poliitikuga abielluma. Star Wars. Jah, seda ma ütlesin. No Padmega. Tead, ei tea nii palju. Aga ma panen suu šokolaadi täis vahepeal. Jah, tee seda. See ei ole põrandal käinud. Ja ma ei tea, miks ma seda mainin. Tegelikult see osa ei ole käinud. See osa ei ole käinud. Väga hea. Ei, ausõna ei ole. Siis on puhas. See on järgmine siis. See osa Sten ei ole lakkunud seda. Eile lakkus, tänaseks on ju üle läinud. Ma panin UV valguskorra peale. See lahtus ära tänaseks. Vaimselt häiritud neiu räägib mööbliga ja abiellub sellega, kes ta pantvangi võttis. Tead? Sa tead kindlalt. Pane suu uuesti šokolaadi täis. Ja anname kellegi teisele. Vaimuhaige naine räägib mööbliga. Mööbliga ja abiellub sellega, kes ta pantvangi võttis. Kas see on see mingi kaunitar ja koletis? Jah, täpselt nii ta ongi. Väga õige. Mööbliga? No seal on see rääkiv kell ja no, see on ka nagu muud asjad. Jah, ma mäletan, et seal multikas mingi näoga mingi kapp ja mingi sellist asjad. Ma eeldan, et sa teadsid ka seda. Sa oleks kohe pakkunud. Jaa. Ma panen karu suu endale. Oota, siin on paki peal kirjas, mis sa pead sellega tegema. Supsti suhu. Sorry, ma selle silma vaatasin, kui ma seda ütlesin, kas ma... Tõmbab sokki alles, supsti suu. See, et sa oled riides nagu mesikäpaga pakka. Ja sa ütled mulle supsti suhu. Hei, mürakarud, supsti suhu. See kõik on jube. See kopi ongi Karli poolt kirjutatud. Ta tegi selle Mad Men pitchi, vaata nüüd mesikäpa. Full karakteri. Teab, mille järgi need karud on modelleeritud. Ma juba kujutan ette. Ja on põhjus, miks ma pea ära ammustasin. Varsti jõuad varvasteni ja väga karvased. Need on muuseas ka kommid ja karvased. Šokolaadi mingi maha võtta. Mesikäpa uued kommid, nüüd mitte ainult ühe karvase varbaga, vaid kõik on karvas. See on see, kui sa läksid sinna keskturule kana ostma, siis vaatad nagu, kas kõik suled peavad ikka küljes olema. Et nagu, miks mul kõdi on, kui ma söön? Kurgus. Nii. Okei, nüüd proovime seda, kus mul on veits rohkem teksti. Nüüd on see AI-ga osa. Suur kala on vihane ja sööb hunniku inimesi, et nii, et grupp mehi läheb paati, et proovida teda tappa. Enamasti vaidlevad ja kaebavad. Lõpuks puhuvad nad kala õhku, kuid see pole tõesti nii dramaatiline, arvestades, et see oli lihtsalt hiiglaslik kala. Lõuad. Lõuad on, kas vait pidi nii aja olema või? Sa ütlesid mulle just, et ole vaid lõuad. Ma tahtsin, et see oleks kohe vait, et ma saaks öelda, et see on Jan Uuspõld läheb koju. Ja ma ei tahtnud vahele segada. Lõuad on õige vastus, jah, Jaws. Pole näinud. Ka mina ei ole. Kirjeldus tundub akuraatne. Akuraatne. Minu oleks ka mõte nagu Moby Dicki peale, aga me oleme ikkagi kirjandusinimesed. Jah, et siis ma hakkasin mõtlema, kas sellest ilmselt on mingi film tehtud, aga lõuad, see on esiteks, et sa ütlesid lõuad. Jaa, see oli huvitav. On väga äge. Ja see, et sa mõtlesid sellest kõigest mööda ja jõudsid ikkagi Jawsini, on väga hea. Ainuke asi, millest ma Jawsist tean, on tunnusmeloodia. Ja palun. Tuudum. Ja siit läheb. Ta on natuke rahulikum.
see nagu vaata Island tegi selle jalka EM-il või EM-il, kus nad esimest korda tegid seda ülirahulikult seda plaksu asja ja siis nüüd sa näed, et mingi teised riigid ja asjad teevad ka seda ja ma tean, et see Island tegelikult ei teinud seda kuskilt päid tuuri selle, aga nad tegid rahulikult ja see oli ülivõimas ja nüüd sa näed mingi liigamängudel ma ei tea, nägin mingit mängu, kus nad seda tegid samamoodi, aga see samamoodi ülikiire, et hakkasid kohe minema, siuke, et kogu see asi oli kannatuse peal, sest et sul ongi see pinevus on õhus ja millal see järgmine tuleb ja siis ta läheb nagu ülirahulikult ja heitab nagu üles ja võimsal. Aga nagu mingi suve Euroopakas no ei ole sama, nüüd sa lihtsalt plaksutad. Sa lihtsalt teed mingit lolli plaksu nüüd. Jah, lähme järgmise juurde. No sellest saab. ei saa. Grupp inimesi, kellel pole kunagi tööd ja kes elavad kuidagi New Yorgis, veedavad kogu oma aja kohvi juues ja oma suhetest. No see on liiga lihtne, see ei saa, see on teema maas. Mis see siis on? Me oleme siin kõik sõbrad. Simpsonid. See on Friends, jah, me saame kõik aru. See on Friends, tõesti. Jah, kuigi siin oleks veel enamasti nad lihtsalt istuvad ja kurdavad teineteis üle, kuid millegi pärast veedavad siiski kõik koos ja me peaksime hoolima. Me peaksime hoolima. AI ütles sulle seda. AI ütles, me peaksime hoolima. Deep Seek ütles ise. Mida sa ütlesid enam selle AI-le? Ole sassy või? Ole nagu täpne, aga veits sassy. Kirjuta nagu Katrin Pauts. Sütt oli! Okei, kui te tahate, siis ma võin teile teha raskemat. Ma ei tea, mis karakter see oli. Aga jätka sellega, see korrektne. Tüdruk kohtab Inglismaa päris kutti. Nad vaidlevad keskkonna pärast ja siis tüüp peaaegu sureb, kuid see on hea, sest ta laulab laulu värvidest või muust. Väga raske kuulata. Ma proovin päris häälega. Jätka. On tõesti ebamugav hetk, kus kõik peaaegu... On tõesti. Kus kõik peaaegu tülitsevad, kuid nad kõik lihtsalt annavad alla ja nõustuvad, et loodus on suurepärane ja nad peaksid olema sõbrad, kuigi nad on juba mõnda aega võidelnud. Ma ei mäleta mitte midagi. Kas ma proovin nüüd uuesti või? Tüdruk kohtab Inglismaalt pärit kutti. Nad vaidlevad keskkonna pärast ja siis tüüp peaaegu sureb, kuid see on hea, sest ta laulab laulu värvidest või muust. On tõesti ebamugav hetk, kus kõik peaaegu tülitsevad, kuid nad kõik lihtsalt annavad alla ja nõustuvad, et loodus on suurepärane ja nad peaksid olema sõbrad, kuigi nad on juba mõnda aega võidelnud. Ja kus kohas see Inglismaal oli see? Seda siin kirjas ei ole, tüüp on Inglismaalt. Tüdruk kohtab Inglismaalt pärit kutti. Frozenist see tüüp oli kuskil Taanis pärit vist, on ju? Vist küll, jah. Ma olen seda olen näinud. Aga tegu ei ole ju... Tegu ei ole animatsiooniga. On küll. See on laulavad ja värki. No mujal. Tead, kust filmis see võiks veel olla või? Turul me oleme vennad ja õed, tükkhaaval, juphaaval, üksteisel müüme oma usud ja tõed. Läheme vait korra lihtsalt, laseme sellel hetkel olla. Kas on ebamugav hetk? Oota, nii, seal oli mingi kliima, mingi tüüp oli Inglismaal. Loodusest. Inglismaalt. Oleks loogiline arvata, et ta tegevus ei toimu Inglismaal, sest ta on Inglismaal. Äkki siuke vihje on, jah? Ma võin öelda, et see on tõesti üks Disney multikas. Multfilm. Kus vaieldakse keskkonna üle ja lauldakse värvidest. Jaa. Ja see on see multikas, ma ütleksin, et mida enamus inimesi unustab ära ja kui te kuulete seda, siis, jaa, see on ka ju. See on ka vihje teile. Jaa, see on ka ju, muidugi. Smurfid. Smurfid. Ma ei tea, kes seal Inglismaalt on, aga äkki mõni. Vana hea Gargamel. Kas tegelikult ka lauldakse värvidest või? On see päriselt osa sellest filmist või? Väga tõenäoline, et see on selle. Ma võin kas see on uuem film või? Ei ole, ma võin mõne loo sealt öelda, äkki see aitab. Nagu laulu? Googledan, ja laulu, jaa. Laulda loo. Laulame värvidest. Kes see laulab värvidest? Nii. Disney film. Värvidest. Seal on most famous song, jah, Colors of the Wind on kõige popim lugu seal. See võitis lausa Oscari. Pole kuulnudki. Mis aastal? Aasta oli siis 1995. 95. Lauldakse värvidest. Toimub Ameerikas.
nii, siis ma võtan koloniseerimisajastul. Okei, siis see vist Lion King ei ole. Ei. Lion King oli 92. Okei, aga kui see on... See oli see vale osa. Seda küll, Lion King oli 92, mitte 95. Aga see, et see oli koloniseerimise ajal ja Ameerikas ei puutu kuidagi asjasse. Muidu oli lähedal, no kogu aeg laulsid värvi. Pocahontas või? Õige vastus, Pocahontas! Pole midagi kuulnud. Aga nüüd, kui teil oli... Kui te kuulsite, kas te olite... ja muidugi, Pocahontas. Pocahontasega on see, et mu naine ütleb, et Pocahontas oli alati kõige ilusam Disney printsess. Ja see oli, ma proovisin meelde tuletada, kes see oli. Siis ma mõtlesin, aga mul ei tulnud see nimi meelde. Et ma parema mäluga oleks ka võib-olla pakkunud seda. Aga see oli täpselt see, mis ütlesid, et see ei tule meelde, kuna täpselt see juhtus. Pocahontas oli tegelikult vist päriselt nagu olemas olnud inimene ka. Ja see on nagu, see oli veits vabalt üle räägitud või nagu uuesti räägitud päris lugu ja see lõppenud nii rõõmsalt. Kuidas see päriselt lõppes siis? Nad ei laulnud värvidest. Nad vist laulsid, aga nad vist said nad küüditati. Kas tulid ka tuulerõuged mängu? Ei, äkki... Multikas jäeti vist valgetest inimestest veits parem mulje kui... Tuberkuloos. Kas tulid ka täpid kehale? Kohe oota, Real Pocahontas Death. See, et sul oli kiirvalikus. Sa ei pidanud, see kordagi ei trükkinud, sa lihtsalt tegid brauseri lahti ja panid Pocahontas Death. Ja, no sest ta suri 21-aastaselt, ta oli seal siis ta oli ikkagi laps ju. Kui oleneb kelle käes küsid. Tegid, sest ta, wow. Ta suri kopsupõletikku. Noorelt. Lihtsalt infoks. See pole hullu. 95. aastal, tead. Jah, mis see väike. Ma olin veits hiljem kopsupõletikus. Lihtsalt teil infoks. Väike trivia. Järgmine kord küsin. Mina olin kopsupõletikus aastatel, kui ma olin 21, 28, 25. Ma olin esimese klassi, kui on nagu kui see oli 21 või? Ma olin peale esimest kehalise tundi kopsupõletikku. Niimoodi, et ma olin mingi 3 kuud haiglas, sellest ma olin nagu elu ja surma piiri peal. Väga vabandan, aga see on naljakas. See on väga naljakas. See on kuidagi nagu stereotüüpne sulle. Ja siis... Kehali nagu... Täna seda mul oli eluaegne vabastus, muuseas kehali. Siis avastati mulle astmad, allergiad, kõik muud asjad. See on mu origin stories väga tähtis. See, kui Karl Neger rahvaste palli. Kehali shut down. Tead, mis sulle on pleista? Karl on astmamees. Astmamees. Ma ei lõpeta seda. Nii. Kus me siis on? Hulk imeliku nimega inimesi räägib hommikust süües ja tulistamistesse sattudesse asjadest, millel pole tähtsust. Aeg läheb tagasi, siis edasi, aga keegi ei tea miks. Seal on salapärane kohver, kui see on lihtsalt valgust täis või võib-olla mitte. Samuti räägib ülikonnas mees halbadest emadest, kuid see on peaaegu kõik. Pulp Fiction. Õige vastus, jah. Kohver, jah. Kohver oli see, mida ära tegi. Kohver oli see, jah. Või halbadest emadest. Ta mõtleb, motherfucker, see oli see, mis see sõna oli, aga halbadest emadest ütles. Silmad läbi täis. See juba algusest hakkas olema, kus nad söövad hommikust ja räägivad mingi, mis oli, et räägivad tähtsusetustest asjadest. See oli nagu suur asi tol ajal, kui see film tuli vist, et muidu kõik oli see, et tekst peab nagu sisu edasi viima, siis oli nagu, vau, nad räägivad nagu lihtsalt, jaa. Ma ei ole kunagi palpi näinud, aga ma samamoodi nii palju asju selle kohta nagu lugenud, näinud, et mul on nagu üsna tugev arusaam, mis seal võiks toimida. Seda ma ei oleks selle kirjelduse pealt ära arvanud, aga täpselt listis. Ma tean, siin isegi Netflixis olemas ja me ikka ei ole vaadanud. Mõndade filmidega on see, et sa tead, et see on hea ja sa tahad nagu viia ennast sinna nagu mindseti, et nagu päriselt nautid, vaata, et ma võin panna Netflixis filmi peale, nii et ma ei vaata hetkekski seda, lihtsalt mingi taustal ma ei ole seal, aga selle filmiga täpselt, et ma tahan päriselt present olla, tahaks nagu vaadata. Neid filme on paar tükki veel ja lihtsalt ei ole, kahjuks ei ole leidnud. Tüdruk saab knockouti ja ärkab imelikul maal, mis on täis veidrikuid. Ta otsustab minna mööda teed, et mõned vanamehelt abi paluda. Kuid kõigepealt peab ta leidma sõbrad, kellel on probleeme, mida näiteks ülilihtne lahendada.
Siis on halb nõid, kes sulab, sest ta on selle maailma jaoks liiga kuum. Tüdruk läheb koju, kuid mitte enne, kui tema koer mõnusa uinaku teeb. Mulle tunne, et see ei ole päris see kirjeldus, mis seal täpselt filmis tegelikult toimub, on ju? Seal on teatud sõnad on välja jäetud, see on muidu kõik õige. See on õige kirjeldus täpselt sellest filmist, seal on teatud väga tuvastatavat sõna on välja jäetud. Aga see on animatsioon jälle? Ei ole. Panu korra veel. No teeme veel muidugi, jah. Või tahad sa ära vastata? Ei, me võime, mul on teine mäng valmis, kui me selle kiiresti läbi saame. Aga see on võluroos või? On võluroos, jah. Väga õige. Kollane tee võtsid see oli välja võetud ja punased kingad ja siis see tornaado. Sest tornaadost saab ja mis iganes. Ja see sõbrad, kelle probleeme on lihtne lahendada, on nagu jälle sassy. Nagu tüübil ei ole südant. Kellel on probleeme, mida on näiteks ülilihtne lahendada. Ta on lihtsalt nagu ülisässilt pannud. Just deal with it. Jesus Christ. Nagu sa kardad, võta kokku ennast. Su AI mudel on ikka väga sassy. Ma ei tea, mis sa taga teinud oled, aga minu oma on väga viisakas, aga see... Minu oma niimoodi minuga ei räägi. Minu oma. Meil on eriline suve. Sa oled mingid rõvedad asjad palunud. Ütle mulle halvasti. Siin on mu open mic'i set, ütle, mis valesti on. See, et sa oled saab oma AI mudelile on crazy asi, mida teha. Ma ütlen talle kogu aeg, mis on kõige rõvedamad animed, mida kuskilt üldse saada saab illegaalselt ja ta on nagu, et rõve mees. You naughty boy. Kuhu me jäime? Imeliku soenguga laps püüab sõpru leida, saades palju rusikaga näkku ja karjudes, et temast saab ninjade kuningas. Lõpuks unustavad kõik kogu ninjade asja ja sellest saavad dramaatilised käepigistused. Rain Epler. The real story. The movie. The definitive story. Ei, ma lõin lausa meie külapoe pikali. No see on ikka šokeeriv teadmine ka. Sa aitäh sulle. Tolk ja maimik juba väntavad. Juba. See on anime. Anime või? Anime. Ma muidu oleks Kung Fu Panda läinud, aga ei. Animest ma ei tea ka midagi. Pikk asi. Imeliku näoga poiss. Poiss, jah. Ma võin teile ühe anda. Aga kas see on Digimon või? Ei ole. See on, selle järgi on üks jooks nimetatud. Meemides on üks jooks. Naruto. Õige vastus. Meemimeister, ma tean vähemalt, et meemi teab. Naruto on see, jah. See on see, kus ta jookseb nagu sirgelt. Jaa, seda meemi. Vahepeal oli see, kus mingi oli Facebook event, et let's mingi Naruto run Area 51 või. Ja siis ma ei tea, kas sõjavägi lasid nad kõik maha. Mis seal juhtus, aga nad ei võtnud igatahes üle seda baasi. Aga seega päris hirmus meil küll, kui sul on mingi tuhat noiku tuleb käed kõrval. Jooksevad mingi pingviini jooksu lihtsalt. Põhimõtteliselt küll, jah, toome tullukad ära. Siis järgmine. Poiss püüab ja treenib värvilisi olendeid, kes laseriga tulistavad, kuid tema peamine eesmärk näib mitte kunagi võita ühtegi turniiri, kuigi ta reisib sama asjaga mööda maailma. No see on küll Digimon. See on Pokemon. See on Pokemon on õige vastus. So close. So close. No pidin lihtsalt. Sa vaatasid ka Digimoni, on ju? Ma olin Digimoni. Jaa, sest Pokemon vist ei tulnud Eestis üldse. See juba siis tundus Pokemon kahtlane. Juba siis oli Digimon oli ikkagi äge. Miinustes seda. Ei, ma ei tea, see Pokemon oli siuke Sa oled miinuspunkti ka või? Tuleb välja. Ma just otsustasin, et saab. Ei, Digimon oli äge, jah. Ja, seal olid ikka mingid kõredi fucking digimuundusid mingiks hundiks, millel on mingid metallplaadid ja mingid raketiheited ja sellised asjad. Mitte lihtsalt, sa oled muna sees ja tuled välja. Pokemonis üks sinu starter, esimene Blastoise on ju, läheb suureks kilpkonnaks, kellel on kahurid selja küljes.
okei, see on päris cool. See veits liiga vihane. see delivery oli väga hirmus jälle. See, et see külapoe introt teed silmad tagurpidi vaadates lage, aga seda sa oled lihtsalt, me läheb kakluseks kohe. Meil eelmine episood oli kaklus ja nüüd on ka. Too oma mingi War Karumon või kes see iganes see oli, see on ju. Ma toon Blastoisi. See trash talk praegu. Too oma Digimon, ma toon oma Pokemoni. Vaata, mis saab. Keegi Redditis kindlasti ära arvutanud. 100% me teame, mis saab. Tead, mis ma Pokemonis veel saan teha selle Blastoisiga või? Mis sa saad? Esiteks, ma legaalselt omandada, nii et ma võin temaga ükskõik mida teha. Teiseks on ju, ma võin talle teatud asju sisse sööta, nii et ta muutub megaks ja läheb üli suureks ja siis ta teeb mulle kalli ja siis meil on hea olla. Ja tuletame meelde supsti suhu. Mirakarut. Nii, aga... Tee korra veel. Mirakaru. Otse silma. Sa oled minu kõige suurem Mirakaru, Kaspar. Mida sa seal Twitch'is streamid? Ma pole kunagi vaadanud. Kas see on nagu sarnane content või? Võiks ta öelda nunnupall. Ma olen nii lähedal, et ma hakkan ära märkima, kus maal need püksid on. Nagu see läheb. Seal ei ole palju. See on, sa alustasid põlvepükstega ja lõpetad kajakatega. Ma nüüd liigutan ennast, ma ei saa midagi teha. Kui sa rääkisid Pokemonist, sa hõõrusid ennast. Osa lõpuks kaadrist tundub, et nagu sul ei olegi pükse. Mängime mängu. Maika, aga see... Igatahes. Mina olen see, kes vabandama. Siin on küll. Sina ei pea, sorry. Siin on küll. Ta ütles mulle üli enesekindlalt, kui ma sisse tulin. Sul läheb pusaga palavaks. Täiega küll. Mul on talve müts pehes. Tahate tekki peale? Leedi tahad? Tahab leedi peale? Ei ole vaja, ma kardan. Musta värvi või leopardi mustri? Need on need. Tooli oma. Ei taha. Ma on üks must pleed ka, mis on. Musta ma ei julge, sellega on Dan maganud ja leopardi ma ei julge, see on Miikali oma. Seda ei puutuda. Ma olen näinud, kuidas Miikal pakib seda ja ma ei hooli mitte milleski nii palju kui Miikal nendest leopardi katetest. Mul ei ole ühtegi asja elus, mida ma käsitleks sellise armastusega. See šokolaadi lihtsalt selle kohal. Ma olen oma naisega varsti 13 aastat koos, et ma ei käsita teda ka niimoodi. See on uskumatu, milline pühendamus ja armastus võib olla teki suhtes. Nii, mul järgmised on siuksed, kus lihtsalt see on väga kergesti arusaadavad, mis need on, aga see on lihtsalt fun, mida mul oli naljakas, mis ta kirjutas siin. Häkker saab teada, et tema elu on videomäng ja maailma juhivad kurjad arvutid. Ta õpib kung fuud ja teda jälitavad ülikonnas jubedad agendid ja tal on palju aegluubis võitlustseene. Tal on öeldud, et ta on see üks, kuid ausalt öeldes meeldib talle lihtsalt väga kõrgele hüpata ja kuulide ees kõrvale hiilida. Jälle sässi. Muidu ausalt öeldes. Tähendab, ta tegelikult nagu lihtsalt nagu eputab veitsa. Üks laus on veel. Lõpuks võtab ta telefoni kõne tulevikust ja me kõik teame, et see tähendab rohkem järge. Niimoodi. Aga järg on sitt ja läheb järjest sitemaks. Esimene film on hea, Katja, teine, pass, kolmas veel hullem. Tegelikult mulle meeldisid, sest need olid kõik filosoofilised filmid ikkagi. Ei tea. 4. ma ei olegi näinud. Seda ma ka ei ole. 4. ma ka vist ei ole näinud. Ma ei teinud. See pidi vist suht kohutav ka olema. Ma mõtlen, see on järjest hullemaks ikkagi, ma sellega, teine on ka nagu vaadatav, aga ma ei tea, nagu see esimene on lihtsalt nii hea, et see on, Nii et keegi ei olnud Matrix, keegi punkti. Me keegi ei teadnud seda. Ei taha, jah. Gümnaasiumi õpetajast saab narkokuningas, sest ta on vihane, sest tal pole vähiraviks raha. Ta teeb müümiseks sinist kommi ja teeb koostööd mehega, kes oskab väga hästi halbu otsuseid langetada. See on ka natuke liiga. See on ka natuke sinine komm on taaskord väga crazy asi, kuidas seda kirjeldada. Väike High School Musical. Nad tegelevad gängsterite, tulistamiste ja paljude küsitavate valikutega. Samas äkki see on klass. Lõpuks kaotab ta kõik, kui kogub teel palju hulle punkte. See on nagu keemiatund, mis läks kohutavalt valesti. Miks ta selle slogani lõppu mõtles? Seda küll. Miks sa müüd mulle seda lõppu? Alguses ülisäästi vihane. See on nagu komm ja lõpus on see parim. Aga selles suhtes nagu Breaking Badiga on see, et see on esimene skoor... Jaa, uskumatu. Mul oli nagu... Mul on osade sarjadega, et mis mulle päriselt meeldivad. Ma lähen nii sinna sisse
et ma ei saa seda edasi vaadata ja Breaking Bad on ka üks nendest, mida ma lihtsalt esimene kord ma vaatasin, 3. hooajani äkki või 2. hooajani, millalgi seal ma lihtsalt edasi ei suutnud nagu vaadata, lihtsalt nii, lihtsalt ma ei ole nõus nende valikutega, mida sa teed, ma nagu, nii nagu vastuolus sellega, aga siis ma lugesin kuskilt artiklist midagi, kus see režissöör ja kes iganes need kirjutajad seal on kellegiga taustajõududes, kes selle Magicu kokku pani, kirjeldaski, et see nimi tulebki sellest, et see ongi nagu see teekond. Et ma ei olnud kunagi mõelnud selle nime peale, et see on Breaking Bad, et see ongi see kogu see teekond, kuidas see inimene muutub pahalaseks ja siis see kuidagi normaliseeris mulle selle ära, et nüüd ma saan nagu vaadata seda, et ma saan nüüd aru, et see on ka see story arc, lähme edasi. Mul just täpselt sama, ma jätsin ka kuskil keskel poolel, ma vihkan kõike seda, mis siin toimub, sest sa lihtsalt oled nagu pahane. Just. Ja siis mingit vaatasin ära ja Better Call Saul on tegelikult nagu väga hea sama universumi asi, selles mõttes, et see tempo on teine, see asi on teine. Et teda oli nagu lihtsam vaadata selles mõttes, et ta oli kuidagi nagu pehmem. Aga jah, väga fun saada. Pidi hea olema. Ma olen mingi paari episoodi näinud. Netflixis. Tean, need on seal palju. Me võime koos vaadata Kaspar üks päev. Teine, mille kindlalt. Mulle veidi see võjuvalt edasi liigub edasi. Ja teine, mis mul oli see... ma alustan lauset ja lõppu, nimi ei tule meel. Ei see, mis see motogängist on, see... Sama universum või? Ei, mitte sama universum. Jackson, see peategelane. Ma tean küll, mis see on, aga... Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, täpselt samamoodi, et seda ma ei olegi lõpuni jõudnud vaadata, et seal ma läksin ka samamoodi, ma läksin Jaxiga tülli ja me oleme tüllis siiamaani. See on minu jaoks liiga seebikas. See on nagu raske öelda võib-olla, vabandust, cancel me, aga liiga seebikas. Ma olen suga nõus, see läkski liiga dramaatiliseks ära lõpus ja siis ongi need valikud ja kõik see pool, siis mul oli see, et ma lihtsalt, ma ei suuda, ma ei ole nõus. Tal oli lihtsalt see, nagu igas osas me lahendame mingi ülesandega, et see on veitsa siuke tüütu, aga see ongi, kuidas enamik sarju töötab, et see käis veitsa pinda lõpuks ja jäi pooleli. Aga tore, muidu väga tore. Aga mul kahju, et sa tülis oled. Jah, kui me saame kuidagi aidata, siis anna teada. Rühm kosmoseautoreid saab planeedilt kummalise hädaabisõnumi, mis tõttu nad otsustavad asja uurida, nagu iga mõistlik inimene. Nad leiavad mahajäetud kosmoselaeva ja suure jubeda muna, mida ühe mehe arvates on suurepärane mõte puudutada. Üllatus, midagi kinnitub tema näole ja keegi ei tea, kuidas sellega toime tulla, sest hei, see on ulme film. Kõige sassi, mis on siiamaani olnud. Kas sa võid väga rets. Sest hei, see on ulme film. Me ei tea, mis toimub. See on välja mõeldud maailm. Lovecraft. Sest hei, see on ulme film. Hei! Kaila, see on ulme film. Ma ei teadnud, et AI-l nagu on nagu nii suur viha ulme filmide vastu. Aga see on Dune või mis asi ta on? Ei ole või? Alien. Alien on jah. See läheb edasi. Hiljem saab tüübist kõndiv inkubaator väga ebaviisakale nägu kallistavale koletisele, kes üliviisakalt rinnust välja purskab. Selle kirjustas see küll ise. See on klassik karp. Ta koputab enne ja siis tuleb. Ta koputab küll, jah. See on klassik Karl Monno lause, mida kirjutada. Meeskonna korjab ükshaaval välja suur vihane kosmosepisiku, kellel on ebatervislik kinnisidee tuulutusavadesse peitmisest. Okei, see on see Google Translate ka juba. Lõpuks jääb üks inimene ellu ja läheb hüperunne, et ilmselt enam kunagi sellest jamast rääkida. Lisaks on seal kass, kes on kuidagi pädevam kui pool meeskonnast. Oota, see oli uus film või? See oli sama Alien. Okei. See oli ikka veel sama kirjad. Sellele ta andis nagu mingisuguse, kui muud on niisugune väike, siis sellele ta andis ikka chunk. Sest hei, see on ulme film. See väike siuke. See oli nagu, see oli siuke closer lihtsalt selle keskele pandud. Kuule, ka tunnet läbi on. Need on järgmised 2, ma eeldan, et ei tea neid, need on animed, mis ma lihtsalt proovisin, aga kui äkki te teate. Kosmose pearahakütid veedavad suurema osa oma ajast kurjategijaid tagaajades ja elus dramaatilisi vestlusi pidades. Aeg-ajalt peatuvad need džässimuusikat mängimas ja neil on traagilised taustalood. Mulle meeldib lihtsalt. Kas see on see, millest tehti film-sari Netflixi ka või? Jaa. Ja ma tean, mis see on, aga ma ei tea selle nime. See on väga hea sari, mis ma vaatasin. Kihvt lahe, sellel on mingi fucked up nimi, mis ei ole... Esimene on Cowboy. Ja. Cowboy Bebop. Just. Ja ta on koomiksi põhjal või midagi. Jah.
ta on anime põhjal, no manga ja anime ja mis iganes ja. Vabandust. Aga lihtsalt see, et ära ütle, mis iganes, seda täpselt. Ja neil on traagilised taustalood, mis mu meelest ka nagu oli vea fraas. See mul meeldis see džässiklubi põige seal vahepeal, see on siuke vahva. Slice of life. Korra Philly Joe'st läbi ja siis lähme süžeega edasi. See on siuke, jah. Tead, ma annan sulle sellest punkti võib-olla. Ma ütlesin, et see on midagi, millest tehti Netflixis asi. Tead, ei anna hea, sest praegu on viik. Vaatame. Ma pean teile tegema pärast tiebreaker. Viik või? Ann ja Ardo on viigis. Jah, muidugi. Ma lihtsalt igaks tegin endale vaiksi reality checki Digimoni vees. Hey. Digimuutu plussi, aga... Ma olin ka Digimoni tiimis, aga... Sorry, ma tean. Okei, Ardo võttis. Läbi või? Ei ole veel. Ma tohin siin vähemalt 20 minti veel kinni hoida. Aga Digimonil oli oma laul, kas Pokemonil oli oma laul? Jaa. I wanna be the very best, like no one was before. See on Karli Eurovisioon. Greatest showman. I wanna be the very best. See, kus nagu Karl muutus lambist. Sätendavas kostüümis järs. Fonod tegiks Eurovisiooni õhtul lihtsalt. I wanna be the very best, like no one was before. Esteni tööpua. See oli hirmus jälle. Mõisad põlevad, saksad. Seda ei ole veel olnud vist, jah? Oli küll tegelikult kahjuks. Okay. See iga mees on oma saatuses on sama see. See refrään. Aga mis on huvitav refrään tegelikult, sellepärast, et ta muutub. Kui see muidu on sul, iga päev, aga see on see, et alguses on mõisad põlevad, saksad surevad, siis hiljem on, et meie põleme, meied sureme, metsad surevad, maad surevad, et see läheb edasi. See on nagu väike nagu šüžee. Ja, šüžee, aga kõik on muu sama. Ja siis vahepeal käid džässibaaris. Mõisad surevad. Nagu 5 miinuses venelane laulab, et te panete verivorsti peale pohlamoos ja lõpus laulab me paneme, sest ta integreerub laulu jooksul. Jumala lahe, šüžee. See on jah. Karakter ark. Seda ma olen isegi tähele pannud. No võt. Aga nüüd ei saa seda laulu enam kuulata, sest Sass Enno laulis ka peal. Aga ilmselt laevad uuesti üles lihtsalt ilma tema osata. Lihtsalt vaikus vahepeal. Vaikus on minu. Nii, ja mu viimane muuseas, mis siin on, enne kui me lähme tiebreakerisse. Lugu järgneb naiste hirmuga keskkoolipoisile Kinjirole, kes avastab, et tema klassivend Subaru ja on salaja ülenteenriks maskeerunud tüdruk. Sari läheb lõbusatesse ja ebamugavatesse olukordadesse, kui Kinjiro liigub Subaru identiteedi saladusega tegeledes oma tunnetes. That's it. Jälle mingi väga sügav. See on mingi Mio-Chiki. Sul oli õigus, ma mõtlesin, et sa oled nagu ülekohtu, nagu sa ütled, et me teeme et ma loen küsimuse ette, siis me teeme tiebreakeri, et kuidas äkki keegi teab, aga selgus. Aga see oligi vastus. Ma mõtlesin ära vastuse, Mio-Chiki. Ma mõtlesin, sa lihtsalt tegid hääli vahepeal. Mina isegi teadnud seda enne. See oli, AI oli, et by the way, do you want to look at this anime? No sa ei teadnud ka, on ju? Pole ei kuulnudki. Jah, uskumatul kombel. Mio-Chikist. Uskumatul kombel anime, mida Karl ei teadnud, me ei teadnud. Aga teeme siis tiebreakeriks paar, kuni mul veel hetk aega on. Jälle kuskil. Ja siis... See, kui sügavale see telefon läks. Nagu, kui sa ootad, et keegi helistab sulle, see väriseb natuke. See ei pea nii. Ära jumala keegi sõnumit saab. Sa võid selle külje peale ka panna, sa ei pea selle otse nagu kraasi ukse nende urruaugu ette panema lihtsalt. Kohe siit teiselt poolt oli välja. Kunagi ei tea, kust välja vupsub. See, et su telefon käis nagu veepargis seal toru sees. Ühes säärest sisse tistu. Aga mul on siis Aasia või Aafrika mäng väike lõppu teile teha, kus time to get cancelled! Ei, see on teie enda valik. Kas te tahate cancelled saada või mitte? Uks on see. Oota, mis need seisud vahepeal on? Ma tahan teada, mitu tükki ma pean õigesti panema, et mul lootust oleks. Et sul lootust oleks või? No, alusta uuesti. No sa oled hetkel 2 punktiga maas mõlemas. No siis põie kullu. See on tehtav, jah. Sul on 4, neil on mõlemal 6.
sa ei pidanud seda nii ütlema, aga arvestades, et see on päris hea tulemus. Me elame veel. Ja ma loen siis ette selle vanasõna eesti keelde tõlgituna. Teeb ütleme lihtsalt, kas on Aasiast või Afrikast. Esimene. Ahv, kes otsib pahandust, leiab selle banaani istandusest. Aasia. Okei, lihtsalt. Ma lihtsalt ütlen, seal Aafikesi on ja seal on pahandust. Pahandust banaani, ma ei tea. Kui palju seal banaani istandusi on? Vot see oli mu mõte küll, sest mina teen ainult Chiquitat. Ja ma arvan, et see on üldse Lõuna-Amerikast. Chiquita banaanid mulle väga ei meeldi. Tead, aga turul on tulnud teisi banaane, mis on veel rõvedamad. Jaa. Hei, las ma seletan. Kleeps on vale. Keegi ei ütle seda niimoodi. Kusjuures, Chiquita banaanid mulle väga ei meeldi. See ei ole lause. Seda keegi kunagi on öelnud. Kusjuures, nagu see ei ole fun fact ja see ei pea olema põhjendatud. Nad on liiga... Kusjuures, Chiquita banaanid mulle väga ei meeldi. Nad on liiga sellised, ma ütleks, tärklilised. Ei, sa pead neid teisi. Mine osta Lidlist, saad teada, mis on tärklisena banaan. Te ostate plantaan ehk. Ei, mulle meeldib banaan ahju panna ja see ei ole metafoor. Freak. Ja siis jäätisega süüa näiteks. Okei, see on fine. Aga mis see plantain eesti keeles on üldse? Ma ütlesin plantaan. Jahubanaan või midagi. Jahubanaan. Midagi sükustest, jah. Ma arvan, et ostate neid. Chiquita on see probleem. No, teise kujuga tõesti. Aga ahv, kes otsib pahandust, leiab selle banaani. Sina ütlesid Aasia. Mis sina pakud? Ma ka arvan, et sa proovid nagu väikest nagu trikki siin teha, et proovid meid mõtlema panna, et me unustame ära, et Aasias on ka väga palju ahve. Aasias on väga palju ahve. Seal on lausa väga spets ahvid, kes oskavad varastada asju ja siis müüvad sulle nad tagasi pähkli eest. Või banaani eest. Jaa. Fotokaamera ja sükse asja. Ja Aafrikas on muidugi igast suuri ahve, mida Aasias ei ole, nii pirakaid ei ole seal, on ju. Jah, see on nagu, Aasia omad on niisugused, väiksed njunjukesed. Taskuahvid. Ja siis Aafrikas on primaadid. Ma ei tea, mida pidin ütlema, neid on tegelikult ka muja. Jah, ühesõnaga Aasias on Narutod ja Aafrikas on Barutod, on ju. Vau. Aga... Ma mõtlesin, kas ma lisaküsimuse teeksin, täiesti lihtsalt knowledge-based küsimuse. Üks primaadiliik on ainult Madagaskaril. Ja mis tüüpi primaadid on Madagaskari saarel. Ja kui see on seda tüüpi loom, siis see on kindlalt primaat ja see on ainult Madagaskarilt. Ma võin öelda, et üks esindaja on ai-ai. Ai-ai, ühesõnaga sinu ai-ai. Õige vastus on leemurid. Kõik leemurid on Madagaskarilt. Nagu filmis Madagaskar. Ja Madagaskar 2. Also ülikõva film. Nagu see side plot, mis seal toimub, on uskumatu. Ma arvan, et kõige ägedama side plotiga kogu see tegevus, mida need pingviinid... Ja see, et nad said oma seriaali, see on see õige spin-off. Täpselt nagu, see on täiesti uskumatu, kui äge see on. Aga ahv ja banaani istandus. Jaa. Ahv, kes otsib pahandust, leiab selle banaani istandusest. See tähendab siis seda, et Ma lähen siis vastu üle Aasia või Aafrika, on ju? Ma lähen siis Aafrika peale lihtsalt, et eristuda. Okei, lihtsalt sa mängid nagu statistikat. Ma mängin praegu statistikat, jah. Ja Ardo? No siis ma tunnen, et ma peaks äkki ütlema Aasia. Aha. No õige vastus on Aafrika. Oba! Vaene üks punkt. Ma ei tea, miks ma seda tegin. Siin on, see on Nigeeriast pärit lausa. No Lähme järgmise juurde. Lähme järgmise juurde. Olla sama hõivatud kui 3 käega mees. See on vana sõna. See on idioom, et ta on sama, sa ütled kellegi kohta, ta on sama hõivatud kui 3 käega mees. Mis tähendab siis seda, et keegi väga palju asju käimas, ta on üli hõivatud, tal on nagu 3 kätt lausa vaja. Olla sama hõivatud kui 3 käega mees. Väga kihvt mõte. Ma tahaks nagu jälle Aasia panna, sest neil on, ütleme, hinduismis on palju jumalaid, kellel on mitu kätt, on ju. Ja tervelt rohkem kui 2. Seal on lausa, mõnel on lausa lont. Jah, aga ma panen jälle Aasia. Ma panen Aasia, aga jah. Ardo, mis sina arvad vahepeal? Ma
püüan ette kujutada nagu, kuidas inimesed ütleksid seda nagu erinevates aktsentides. Palun jaga. Ära hoia ainult endale. Ära hoidma ainult endale. Kas sa proovid mind panna neid tegema või? Ei, sinna lõksime enam ei astu. Kõik, mis sa oled teinud, on vabatahtlikult olnud omal soovil seni. Ma ei tea, millegi pärast mul on tunne, et sa nagu kaitsed teda, sa võid seda seitma tulema tõmbab. Ardo, sul on tuur käima. No samas võib-olla see tooks juurde inimesi. Dan proovis ju toond. Ma ei tea, miks, ma arvan, et seekord Aafrika proovib midagi muud. Ja Kaspar Kikerpill. Nii kohe ütleme. No, Karl-Alari Varma, mina arvan, et see on Aafrika puhtalt sellepärast, et mis Anni ütles, et tõepoolest Aasia kultuurides on palju jumalaid, kellel on, ja ma arvan, et nad ei ütleks nagu midagi jumalate kohta, et paneks ennast samale pulgale nagu jumal. Ja selle uhke seletusega ma saan teada, et ma eksisin. Täpselt nii ongi. Õige vastus on Aasia. See on Indiast pärit ütlus. Nii et Ardo, lase käia, ütle. Mida? Tee oma aktsent on. Davai, tee ära. India aktsent või? Jah. Okei. No me nagu päriselt ootame. Ja me korra oli, sest ta vaatas korra selle pilgu, kas ma teen. See oli korraks õhus, jah. Ta mõtles praegu, kus tal piletid vaja müüa on. Lõuna-Eestisse müüks, aga... Kalkutta otsa jätame ära. Järgmine on ülimõnus shady throwimine. Mees, kes ei reisi palju, arvab, et tema ema on parim kokk. Väga lahe ütlus. Väga lahe ütlus. Et see tähendabki, et sul on kitsas silmaring. Saime aru, jah. Sellepärast me kõik ütlesimegi nõus, et see on äge ütlemine, et see on väga värvikas. Ma seletan silmaringatele. Nad on väga targad seal. Ma vaatan, see üks vaatab meil siin pikemat aega juba. Mu vanemad vaatavad. No siis seleta ühe korra veel. Et ei vaata. Aga mees, kes ei reisi palju, arvab, et tema ema on parim kokk. Mina arvan, et see on väga äge ja mina arvan, et taaskord ma jään Aafrika juurde ja ma arvan, et... Nii Aasias kui Aafrikas on tegelikult väga tugev cuisine. Mõtleks igal pool maailmas on kõva cuisine, et kõik nagu söövad. Briti saartel olegi. Noh, selles suhtes. Euroopa on suht nõrk või nii, jah. Et Euroopa on jah võib-olla nõrgem, aga nagu jah, see võib igal pool olla selles suhtes, et see ongi selle mängu kogu võlu ja elu, et see on puhas kessik. Jah, et selles suhtes, aga see ütlus mulle väga meeldib, ma olen selle ütluse suur fänn. Väga hea, nii et Aafrika tuli sealt, Ardo. Ma ei tea, iga kord ma ütlen erinevalt seda, aga iga kord on natuke prantsuse peal on natuke erinevalt solvav. Ma mõtlen, et nagu kus piirkonnas, et kus on nagu rohkem levinud see, et vaata, et võib-olla inimesed elavad kauem aega nagu oma vanematega koos, võib-olla vanemate majas, oma perega ja ma ei tea, minu meelest on nagu, see on vist nagu ikkagi Indias tuleb seda päris palju ette ja ma arvan, et Aafrikas ka vist, et jällegi väga raske. See võib olla ja Aafrika puhul ma ütleks pigem seal on see külaelu. Aasias on ka, aga Aasias... Hõimuelu on seal. Jah. No ma ütlen Aasia siis seekord. Aasia. Ma ütlen Aafrika seekord. Sest ma olen varem Aasia olnud. Mängid ka statistikat. Jah, ma proovin midagi muud. Aga õige vastus on, et see on pärit Nigeeriast. Nii et Aafrika. Nii et meil on siin punktid ja ma teen viimase veel. Siin selleks, et meil on võitja ilmselgelt teada juba. Ei ole ju. 1 punkt on vahe ju. 2. Aga... Ainnides ka Aafrika või? Jaa. Siis on 2 jah. Aga ma lihtsalt, mulle meeldib see ütlus, meil hakkab lihtsalt aeg otsa saama ja nii ongi. Mees, kes avab õllepudeli hammastega, on valmis kaklema. See on vana sõna. Mees, kes avab õllepudeli hammastega, on valmis kaklema. Eesti vanasõnad on mingi, kui kingitud hobuse suus, kuradi kõrtsis löö pudel roosiks. Ja põhimõtteliselt. See kõlab jah, ma olen nagu Pärnus pärit, see ma tunne, et see on meie oma seal. Ei ole jah, ei ole. Aasia või Aafrika, mees, kes avab... Kus on õllepudeleid palju ja hambaid?
Vaata, küsimus on nagu, kus on pudelitel veel korgid peal, on see küsimus. See on Aafrika mandril, pudelid on palju, aga neid korke vist on seal veidi vähem, et see prügihunnik on seal päris korralik. Siuke väike side question, jah. Sorry, ma olen oma maailmas. Ma mõtlen, et Aasias on rohkem, vähemalt Ida-Aasias, seal Jaapanis ja seal on mingi sake ja sellised asjad, et äkki Aafrikas on nagu see õllejoomine rohkem levinud. Pakuks Aafrika. Pakub Aafrika, väga hea. Kaspar mõtles, aga ei vastanud veel, mis sina pakud? Mina pakun Aasia. Olen joonud mitmeid häid Aasia õlusid. Kingfisher on ka väga mõnus laager korgiga. Ma ei tea, kas keeratava korgiga või ei. Keeratavat korgi ausalt öeldes lihtsam hammastega lahti teha. On küll, jah. Aga ei, lihtsalt Aasia. Ma olen korra proovinud. Ma olen üks kord elus ainult hambaga pudelit avanud ja ma ei soovita. Mis tuli nagu 4 hammas korraga ära ja murtsid põlveluu ära ja oli 3 nädalat kopsupõletikuga haiglas, napilt jäin ellu. Aga ei, eluaegne vabastus. Ei, siis ma pärast seda hakkasin sõrmuse kavama kooli ajal. Väga baller move. 3. klassist tegin juba sõrmuse kõlle lahti. Lasna. Ma olen ka Tiim Aasia puhtalt sellepärast, et kuidagi mingil põhjusel ei tule kohe siuke õllejoomise kultuur Aafrikas just minule, et mul on pigem on sellist Aasia poole peal. Lehmaveri rohkem. Okei. See on üks kindel siis hõim, kes lehmadelt joob nii piima kui verd ja siis segab need 2 kokku. Ja neil on ütlus see, kes avab lehma hambaga. Mees, kes imeb otse udarast, on valmis pahandusteks. See on uus Eesti see, mitte mees, kes teadis ussisõnu, aga mees, kes imes otse udarast. Aga õige vastus on, et see on Aafrikas, see on Ghanast. Oh, god damn. Nii. Ghanast, kus on ka Eikon pärit. Aga siis meil on olemas top 3 vist. 3. koht on Kaspar Kikerpill, õigemini vabandust, perekond Teet Margna. Ma tänan. Mina ja Teet võtame 3. koha. Esimest korda elus Teet Margna 3. kohal, see on uskmatu. Me oleme harjunud, me oleme tipus või võlgu. Meil on tulemas välja varsti uus hooaeg ühest teisest lõbusast saatest ka. Jaa, Kristjan ja Teet. Seekord Indias või Aafrikas. Arva ise ära. Või Aasias või Aafrikas. Näitavad kõhu lahti. Me lähme seekord Kristjaniga erinevatesse riikidesse ja filmime just, kui see oleks üks riik ja toome kogu maailma kokku. Aga meil on koomikud ja küsimused on siis tulemas. Jaa, koomikud ja küsimused YouTube'is aprilli alguses uus hooaeg väljas. Lähevad kõik meie YouTube'i kanalile. Kui ei viitsi YouTube'i sisse kirjutada koomikud ja küsimused, kirjutage lihtsalt oma beebibrauserisse koomikud.ee ja see viib meie YouTube'i kanalile. Vot nii. Teisel kohal Hardo Asperg. Merci beaucoup. Suurepärane. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. Ja sul peaks veel tuur käima see hetk, kui see välja tuleb. Oui, tuur le webpage ardoasperg.ee. Ja Ardo Aspergiga on see pull asi, et Ardo Asperg on meie saates koomikud ja küsimused. Koomikud.ee, tasub vaadata. Täpselt nii. Ta on esimeses episoodis. Uue hooaja esimeses episoodis. Need punktid siin kanduvad siin üle. Ma ei öelnud, et me peame selle sisse panema pärast. Ma olen talle mingid punktid võlgu. Ühest eelmisest mängust. Teel mingi omavahel mingid teised mängud, mida ma ei tea. Üks teine külapäevamäng oli Viktori. Aga meie võitja täna Ann Vaida ehk perekond Kristjan Jõekalda. Kristjan. Kriso. Kuidas on emotsioonid võitja? Selgus, et ma olen näinud mõnda filmi. Tõesti? Sa teadsid kohe neid asju?
see oli mulle endalegi üllatus ja täitsa tore oli teada, et ma olen kunagi oma elus näinud paari filmi. Ja kui sa võrdleks seda Müüt või Pokemoniga praegu? Palju parem. Okay. Palju parem, sest ma ei ole näinud ühtegi Pokemoni. Järgmine kord ma teen sinuga jälle Müüt või Pokemoni ilmselt. Seda tehakse, ma hoiatan ette, ma lubasin. Ja sina ka, Kaspar, tuleb. See on tegelikult päris fun. Aga see võib olla Stockholmi sündroom. Ei, nagu ma olen seda ühe korda teinud. Ta on ühe korda teinud. Ja ma legit lõpetasin stand-upi 8 aastaks pärast seda. Ma vaikselt tulen tagasi. Et kui sa siin liige suurtesse saapastesse lähed. Et see oli hea. Ei vaata, me tegelikult Mattias oli tookord ka ja kus Mattias nüüd on? Mitte siin. Ta ei saanud tulla. Paalil. Ta õpib hingama uuesti. Nüüd või... Aga see oli vajalik, sest Mattias jättis joomise peale seda maha, mis oli nagu huvitav. Päriselt või? Ei, muidugi mitte. Ma mõtlesin, et... Oh my god. See single malt, mis meil oli, ei teinud seda. Glenmore. Aga aitäh kõigile, kes me seda episoodi vaatasite. Aitäh, et te tulite küll, teiega oli väga lõbus seda hullumeelsust teha, mis iganes siin toimus. Ja teil oligi episood, nagu Külapäeva müüja on vaikselt ja rahulikult saanudki oma näpu otsad kaevupervele välja ja aja varvastega lükkab ennast üle otse varvastega saatuse ämbrisse. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Alari Varma. Minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg ja meie külalised täna oli nimeline Ain Vaida ja Kaspar Kikerpill. Hei hopsti ja tšau. See, et sa eegisid meil oma sokki. Ma terve aeg vaatasin. Ma ei tahtnud vaadata, aga terve aeg. No näita mulle. Teis ära. No mis seal ikka, paneme ketti.